Когда, по-вашему, начинается уже промышленная добыча фосфоритов Rakverskого района? Промышленная разработка месторождения начнется в 1997-1998 году. И в 2000 году мы уже выйдем на проектную мощность разработки и Rakverskого, и Туолсевского месторождения. Значит, сейчас остается 10 лет для подготовительных работ. Да, это срок очень небольшой для того, чтобы подземный рудник подготовить. Это горняки хорошо знают, требуется не меньше 10 лет. Поэтому нужно немедленно начинать уже строительство этих предприятий. Значит, сейчас имеют в виду обе, и карьеру в Толзе, и подземные шахты. Да, и карьер, и подземная шахта примерно в одно и то же время начнут и строиться, и разрабатываться с тем, чтобы вот обеспечить задачи по приросту фосфатного сырья. Mai teises pooles viibis mõned päevad Soomemaal grupp keskkonnakaitse spetsialiste meie vabariigist. Jädvustasime Helsingis videolindile mõningad intervjuud. Selle töö tehnilisel teostamisel olid meile suuresti abiks Soome firma Business TV spetsialistid eesotsas Antti Tallinnaga. Sellel tänaval, kus asub Nõukogude Liidu kultuuri- ja teaduse-keskus. Praegu võib selle hoone ruumides näha Eesti graafikat, Moldaavia rahvakunsti ja üsna ulatuslikku väljapanekut, mis fotode kaudu annab ülevaate Tallinna Polütehnilise Instituudi teadlaste ja õppejõudude tegevusest. Iga päev toimub selles keskuses mõndagi huvitavat ja täna 18. mail kogunesid selle maja ühte saali inimesed, kes võtavad osa Eesti-Soome looduskaitse ühisseminarist. Seminari korraldajateks olid Eesti Looduskaitse Selts ja Soome Looduskaitse Liit. Kohal olid Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitseministeeriumi spetsialistid ning Soome Keskkonnakaitseministeeriumi esindajad. Seminarile eelnenud päevadel oli meie vabariigi inimestel võimalus tutvuda ka mõnede Soome keskkonnakaitse objektidega.
Meiepoolsed avasõnad ütles ministri asetäitja Felix Nõmsalu. Seminaril esinesid ettekannetega nii Eesti NSV spetsialistid kui ka võõrustajad. Tähtsamate teemadena käsitleti happeliste vihmade mõju metsadele. Tõepoolest tore, et mullu NSV Liidu ja Soome vahel sõlmitud koostööleping keskkonnakaitses avab ühistööks senisest tunduvalt avaramad võimalused. Seminaril kõnelejad tõdesid korduvalt, et Soome ja Eesti looduses on sootuks rohkem ühist kui erinevat. Seetõttu kujunes ka Helsingis toimunud mõttevahetus huvitavaks ja kasulikuks mõlemale poolele. Seminari läbiviimise põhiraskus langes Soome looduskaitse liidule ja kõik laabus neil suurepäraselt. Tämä heijastuu neuvostovallan. Seminari töös on nüüd väikene vaheaeg ja me kasutame neid minuteid intervjuude võtmiseks inimestelt, kes on Soome looduskaitse seltsi eesotsas ja kelle nimi looduskaitse tegevuses üldse on hästi tuntud. Professor Rauno Ruujärvi, Suomen luonnonsuojelu liidon johtaja. Minkälainen on ollut luonnonsuojelu yhteistyö Eestin ja Suomen välillä ja kuinka se täytyy kehittyä tulevaisuudessa? Luonnonsuojeluyhteistyö alkoi parikymmentä vuotta sitten virallisesti Suomenlahti-yhteistyön muodossa tutkijoiden kesken ja viranomaisten kesken. Ja samoihin aikoihin alkoi myös kansalaisjärjestöjen välinen yhteistyö. Professor Rauno Ruujärvi ütleb, et koostöö sai alguse paarkümmend aastat tagasi ja oleme seni tegelenud eeskätt Läänemere uurimisega. Soomes hinnatakse välja kujunenud koostöövorme kõrgelt ja koostöö Läänemere kaitseks jätkub ka praegu. Möödunud aastal sõlmisid NSV Liit ja Soome kokkuleppe keskkonnakaitse alaseks koostööks tulevikus. See kokkuleppe avab koostööks sootuks uued perspektiivid. Lisaks teadlaste vahel välja kujunenud kontaktidele annab mullu sõlmitud leppimus võimaluse tihendada kontakte ka paljude teiste looduskaitsega tegelevate inimeste vahel. Viime vuonna solmittiin Neuvostoliiton ja Suomen välillä ympäristönsuojelun yhteistyösopimus. Ja tämä sopimus ja sen tulevien vuosien ohjelma mahdollistaa tämän yhteistyön jatkamisen ja entisestään vielä lisäämisen. Tässä sopimuksessa puhutaan paitsi yhteistyöstä ministeriöiden kesken, yhteistyöstä tutkimuslaitosten kesken erilaisissa asioissa, myös yhteistyöstä kansalaisten välillä, jota pidetään hyvin tärkeänä asiana. Luonto yhdistää meitä ja on ilman muuta luonnollista, että me teemme yhteistyötä myös tällä alueella. Ja me voimme sanoa, että meillä on hyvin paljon samanlaisia ongelmia. Ja me võime öelda, et meil on üsna palju ühiseid probleeme. Meidän yhteinen asiamme. Ja metsät ovat samanlaisia, metsätalous on pitkälle samanlaista. Jah, meil on tõesti palju ühiseid probleeme nii metsamajanduse valdkonnas kui ka muudel aladel. Ilman muuta. Nyt Suomessa puhutetaan hyvin paljon Saimaan norpasta viikerihyljes. Mitä on tapahtunut hänelle? Viimasel ajal räägitakse Soomes üha rohkem vajadusest kaitsta hülgeid, mis neid ohustab. Professor Rauno Ruujärvi ütleb, et viigerihüljes jäi Saimasse 6000 aastat tagasi, kui Saima järv eraldus Läänemerest. Hüljeste arvu suurendamiseks on püütud teha nii mõndagi. Piiratakse näiteks kalastamisvõimalusi Saima järves. Palju hülgeid on hukkunud ju kalurite võrkudes. Praegu võime öelda, et põhjust optimistlik olla on kõigiti. Saima järve hüljestel sündis tänavu kevadel 25 poega. Nüüd elab neid Saima järves 150-160.
Viigerhüljes on Soome Looduskaitseliidu sümbol ja hea meel on täna tõdeda, et nende sympaatsete loomade kaitse alla võtmine on andnud ka konkreetseid tulemusi. Tosin on sitten häirintä vesillä lisääntynyt, mutta olemme esimerkiksi saaneet aikaan kalastusrajoituksia, eivätkä norpanpoikaset enää huku kalaverkkoihin niin usein kuin aikaisemmin. Saimaan norppa on suomalaisen luonnonsuojelutyön symboli, yksi tärkeä asia monien muiden joukossa. Ja. No toivotamme, että kaikki meni hyvin ja Saimaan norppa elää vielä muutamia vuosituhatta. Sitä me toivomme. Esimesi samme Saimaa hülge kaitseks astuti 1979. aastal ja alates sellest ajast on nende arv igal aastal keskmiselt 10 isendi võrra suurenenud. Mai teises pooles Helsingis toimunud Eesti-Soome looduskaitse ühisseminari üheks peateemaks on metsade kaitse. Paavo Kotkanen, kuinka paljon on metsiä Suomessa? No Suomessa on metsiä 20 miljoonaa hehtaaria varsinaisia metsämaita ja tämä edustaa Suomen maapinta-alasta noin 2/3. Joten Suomi on hyvin metsäinen maa. Metsänõunik Paavo Kotkanen ütleb, et Soomes on metsa üsna palju. See asub 20 miljonil hektaril, nii et katab 2/3 kogu Soome pindalaks. Põhiprobleemiks metsade kaitsel on saastatud õhu kahjuliku toime vähendamine. Eriti tõsiseks on kujunenud olukord Lõuna-Soomes, kus metsade läheduses asuvad suured tööstusettevõtted ja suurtes kogustes kandub siin Soome metsadesse ka teistest riikidest tulev saastunud õhk. Uurimused Põhja-Soomes Lapimaal aga näitavad, et sealsed metsad on saastunud õhu suhtes eriti tundlikud. Suhteliselt puhtas keskkonnas kasvanud puude vastuvõtuvõime, vastupanuvõime saasteainete toimele on väiksem kui tööstuslikus Lõuna-Soomes kasvanud metsadel. Saasterasitusta kuin etelässä ja siellä pienetkin saastemäärät voivat aiheuttaa vahinkoja. Minkälaista yhteistyötä suomalaiset metsien suojelijat ja eestiläiset metsien suojelijat tekevät? No niin, täälläkin äsken kuultiin, että valtioiden välillä on Suomen ja Neuvostoliiton välillä. Ka metsandusalal on Soome ja meie vabariigi vahel välja kujunenud hea koostöö. Paavo Kotkanen ütleb, et käidud on ka Eestis ja tutvutud siin mitmesuguste metsatüüpidega. Meil on nähtud mõndagi õpetlikku, eriti huvitav oli aga külaskäik Lahemaa rahvusparki. Taholta on ollut Eestiin vastaaviin organisaatioihin hyvinkin runsaasti yhteistyötä yleensä metsällisissä asioissa ja näiden asioiden yhteydessä viime aikoina on hyvin korostetusti tullut esille luonnonsuojeluun liittyvät asiat ja siitä halutaan tietää ja saada oppia puolin ja toisin, miten näitä asioita voitaisiin parhaalla mahdollisella tavalla hoitaa. Ja Eestissä on mielestäni hieman pitemmät perinteet näissä asioissa, että meillä on ollut paljonkin oppimista. Erityisesti henkilökohtaisesti on minulle jäänyt mieleen Lahemaan kansallispuisto, joka minusta on aivan erinomaisella tavalla toteutettu luonnonsuojeluaate. Kui me oleme harjunud rääkima, et Eestit ja Soomet ühendab eeskätt Läänemeri, siis nüüd me võime öelda, et oleme tihedalt seotud ka paljude samalaadsete metsandusprobleemidega. Ühisseminar Helsingis kinnitas seda veel kord. Toinen sellainen suuri kämping on Kristiina. Minkälaista töitä sinä teet joka päivä? No minä olen nyt Suomen luonnonsuojeluliitossa tiedottaja, tiedotussihteeri. Oma igapäevasest tööst kõneldes ütles Soome Looduskaitseliidu pressisekretär Terho Poudanen, et tema põhiülesandeks on kindlustada peamiste ideede järjekindlat elluviimist. Soome Looduskaitseliidu tegevuse üheks juhtmõtteks on aga kindel veendumus, et inimesed peavad oskama elada loodusega kooskõlas ja jätma endast tulevastele põlvedele elamiskõlbliku keskkonna. Üha enam riike maailmas on jõudnud ka arusaamisele, et
rahvusvaheline koostöö keskkonnakaitses muutub aina tähtsamaks ning kulutused maa, vee ja õhu puhtuse tagamiseks on lihtsalt möödapääsmatud. Ja väga tähtis, et töid keskkonnakaitseks tehakse võimalikult paljudes riikides enam-vähem üheaegselt. Sellisel juhul kujuneb ka efekt maksimaalseks. Первое место – это Кольский полуостров, объединение Апатит, и с другим месторождением. Второе место – Каратау. И третье место отводится, по тем данным, которые сегодня есть, это фосфоритом месторождения Слонской СССР. Вот, собственно, такая картина по значимости этих месторождений, которых здесь несколько. Запасы здесь огромные. Среднее содержание тоже сейчас приличное. Что касается осуществления в жизни, отработки этих месторождений, здесь есть сложности, трудности научного плана, горно-геологического, гидрологического плана и охраны окружающей среды. Professor Rauno Ruujärvi ütleb, et Viigeri hüljes jäi Saimasse 6000 aastat tagasi, kui Saima järv eraldus Läänemerest. Hüljeste arvu suurendamiseks on püütud teha nii mõndagi. Piiratakse näiteks
kalastamisvõimalusi Saimajärves. Palju hülgeid on hukkunud ju kalurite võrkudes. Praegu võime öelda, et põhjust optimistlik olla on kõigiti. Saimajärve hüljestel sündis tänavu kevadel 25 poega. Nüüd elab neid Saimajärves 150-160. Viigerhüljes on Soome Looduskaitseliidu sümbol ja hea meel on täna tõdeda, et nende sümpaatsete loomade kaitse alla võtmine on andnud ka konkreetseid tulemusi. Tosin on sitten häirintä vesillä lisääntynyt, mutta olemme esimerkiksi saaneet aikaan kalastusrajoituksia, eivätkä norpanpoikaset enää huku kalaverkkoihin niin usein kuin aikaisemmin. Saimaan norppa on suomalaisen luonnonsuojelutyön symboli, yksi tärkeä asia monien muiden joukossa. Ja. No toivotamme, että kaikki meni hyvin ja Saimaan norppa elää vielä muutamia vuosituhatta. Sitä me toivomme. Esimesi samme Saimaa hülge kaitseks astuti 1979. aastal ja alates sellest ajast on nende arv igal aastal keskmiselt 10 isendi võrra suurenenud. Mai teises pooles Helsingis toimunud Eesti-Soome looduskaitse ühisseminari üheks peateemaks on metsade kaitse. Paavo Kotkanen, kuinka paljon on metsiä Suomessa? No Suomessa on metsiä 20 miljoonaa hehtaaria varsinaisia metsämaita ja tämä edustaa Suomen maapinta-alasta noin 2/3. Joten Suomi on hyvin metsäinen maa. Metsänõunik Paavo Kotkanen ütleb, et Soomes on metsa üsna palju. See asub 20 miljonil hektaril, nii et katab 2/3 kogu Soome pindalaks. Põhiprobleemiks metsade kaitsel on saastatud õhu kahjuliku toime vähendamine. Eriti tõsiseks on kujunenud olukord Lõuna-Soomes, kus metsade läheduses asuvad suured tööstusettevõtted ja suurtes kogustes kandub siin Soome metsadesse ka teistest riikidest tulev saastunud õhk. Uurimused Põhja-Soomes Lapimaal aga näitavad, et sealsed metsad on saastunud õhu suhtes eriti tundlikud. Suhteliselt puhtas keskkonnas kasvanud puude vastuvõtuvõime. Kansalaisjärjestöjen välinen yhteistyö. Professor Rauno Ruujärvi ütleb, et koostöö sai alguse paarkümmend aastat tagasi ja oleme seni tegelenud eeskätt Läänemere uurimisega. Soomes hinnatakse välja kujunenud koostöövorme kõrgelt ja koostöö Läänemere kaitseks jätkub ka praegu. Möödunud aastal sõlmisid NSV Liit ja Soome kokkuleppe keskkonnakaitse alaseks koostööks tulevikus. See kokkuleppe avab koostööks sootuks uued perspektiivid. Lisaks teadlaste vahel välja kujunenud kontaktidele annab mullu sõlmitud leppimus võimaluse tihendada kontakte ka paljude teiste looduskaitsega tegelevate inimeste vahel. Viime vuonna solmittiin Neuvostoliiton ja Suomen välillä ympäristönsuojelun yhteistyösopimus. Ja tämä sopimus ja sen tulevien vuosien ohjelma mahdollistaa tämän yhteistyön jatkamisen ja entisestään vielä lisäämisen. Tässä sopimuksessa puhutaan paitsi yhteistyöstä ministeriöiden kesken, yhteistyöstä tutkimuslaitosten kesken erilaisissa asioissa, myös yhteistyöstä kansalaisten välillä, jota pidetään hyvin tärkeänä asiana. Luonto yhdistää meitä ja on ilman muuta luonnollista, että me teemme yhteistyötä myös tällä alueella. Ja me voimme sanoa, että meillä on hyvin paljon samanlaisia ongelmia. Ja me võime öelda, et meil on üsna palju ühiseid probleeme. Meidän yhteinen asiamme. Ja metsät ovat samanlaisia, metsätalous on pitkälle samanlaista. Jah, meil on tõesti palju ühiseid probleeme nii metsamajanduse valdkonnas kui ka muudel aladel. Ilman muuta. Nyt Suomessa puhutetaan hyvin paljon Saimaan norpasta viikerihyljes. Mitä on tapahtunut hänelle?
Nüüd viimasel ajal räägitakse Soomes üha rohkem vajadusest kaitsta hülgeid, mis neid ohustab. Professor Rauno Ruujärvi ütleb, et Viigeri hüljes jäi Saimasse 6000 aastat tagasi, kui Saima järv eraldus Läänemerest. Hüljeste arvu suurendamiseks on püütud teha nii mõndagi. Piiratakse näiteks kalastamisvõimalusi Saima järves. Palju hülgeid on hukkunud ju kalurite võrkudes. Praegu võime öelda, et põhjust optimistlik olla on kõigiti. Saima järve hüljestel sündis tänavu kevadel 25 poega. Nüüd elab neid Saima järves 150-160. Viigerhüljes on Soome Looduskaitseliidus. Põhja-Soomes Lapimaal aga näitavad, et sealsed metsad on saastunud õhu suhtes eriti tundlikud. Suhteliselt puhtas keskkonnas kasvanud puude vastuvõtuvõime, vastupanuvõime saasteainete toimele on väiksem kui tööstuslikus Lõuna-Soomes kasvanud metsadel. Saasterasitusta kuin etelässä ja siellä pienetkin saastemäärät voivat aiheuttaa vahinkoja. Minkälaista yhteistyötä suomalaiset metsien suojeluajat ja eestiläiset metsien suojelijat tekevät? No niin, täälläkin äsken kuultiin, että valtioiden välillä on Suomen ja Neuvostoliiton välillä. Ka metsanduse alal on Soome ja meie vabariigi vahel välja kujunenud hea koostöö. Paavo Kotkanen ütleb, et käidud on ka Eestis ja tutvutud siin mitmesuguste metsatüüpidega. Meil on nähtud mõndagi õpetlikku, eriti huvitav oli aga külaskäik Lahemaa rahvusparki. Taholta ollut Eestiin vastaaviin organisatioihin hyvinkin runsaasti yhteistyötä yleensä metsällisissä asioissa ja näiden asioiden yhteydessä viime aikoina on hyvin korostetusti tullut esille luonnonsuojeluun liittyvät asiat ja siitä halutaan tietää ja saada oppia puolin ja toisin, miten näitä asioita voitaisiin parhaalla mahdollisella tavalla hoitaa. Ja Eestissä on mielestäni hieman pitemmät perinteet näissä asioissa, että meillä on ollut paljonkin oppimista. Erityisesti henkilökohtaisesti on minulle jäänyt mieleen Lahemaan kansallispuisto, joka myös on aivan erinomaisella tavalla toteutettu luonnonsuojeluhaate. Kui me oleme harjunud rääkima, et Eestit ja Soomet ühendab eeskätt Läänemeri, siis nüüd me võime öelda, et oleme tihedalt seotud ka paljude samalaadsete metsandusprobleemidega. Ühisseminar Helsingis kinnitas seda veel kord. Toinen sellainen suuri kämping on Krishna. Minkälaista töitä sinä teet joka päivä? No minä olen nyt Suomen luonnonsuojeluliitossa tiedottaja, tiedotussihteeri. Oma igapäevasest tööst kõneldes ütles Soome Looduskaitseliidu pressisekretär Terho Poudanen, et tema põhiülesandeks on kindlustada peamiste ideede järjekindlat elluviimist. Soome Looduskaitseliidu tegevuse üheks juhtmõtteks on aga kindel veendumus, et inimesed peavad oskama elada loodusega kooskõlas ja jätma endast tulevastele põlvedele elamiskõlbliku keskkonna. Üha enam riike maailmas on jõudnud ka arusaamisele, et rahvusvaheline koostöö keskkonnakaitses muutub aina tähtsamaks ning kulutused maa, vee ja õhu puhtuse tagamiseks on lihtsalt möödapääsmatud. Ja väga tähtis, et töid keskkonnakaitseks tehakse võimalikult paljudes riikides enam-vähem üheaegselt. Sellisel juhul kujuneb ka efekt maksimaalseks. Kokkuleppe avab koostööks sootuks uued perspektiivid. Lisaks teadlaste vahel välja kujunenud kontaktidele annab mullu sõlmitud leppimus võimaluse tihendada kontakte ka paljude teiste looduskaitsega tegelevate inimeste vahel. Viime vuonna solmittiin Neuvostoliiton ja Suomen välillä ympäristönsuojelun yhteistyösopimus. Ja tämä sopimus ja sen tulevien vuosien ohjelma mahdollistaa tämän yhteistyön jatkamisen ja entisestään vielä lisäämisen. Tässä sopimuksessa puhutaan paitsi yhteistyöstä ministeriöiden kesken, yhteistyöstä tutkimuslaitosten kesken erilaisissa asioissa, myös yhteistyöstä kansalaisten välillä, jota pidetään hyvin tärkeänä asiana. Luonto yhdistää meitä ja on ilman muuta luonnollista, että me teemme yhteistyötä myös tällä alueella. Ja me voimme sanoa, että meillä on hyvin paljon samanlaisia ongelmia.
ja Kyllä näin me on, võime öelda, ja et meil on üsna palju ühiseid probleeme. meidän yhteinen asiamme. Ja metsät ovat samanlaisia, metsätalous on pitkälle samanlaista. Jah, meil on tõesti palju ühiseid probleeme nii metsamajanduse valdkonnas kui ka muudel aladel. Ilman muuta. Nyt Suomessa puhutetaan hyvin paljon Saimaan norpasta viikerihyljes. Mitä on tapahtunut hänelle? Saimaan Viimasel ajal räägitakse Soomes üha rohkem vajadusest kaitsta hülgeid, mis neid ohustab. Professor Rauno Ruujärvi ütleb, et viigerihüljes jäi Saimasse 6000 aastat tagasi, kui Saima järv eraldus Läänemerest. Hüljeste arvu suurendamiseks on püütud teha nii mõndagi. Piiratakse näiteks kalastamisvõimalusi Saima järves. Palju hülgeid on hukkunud ju kalurite võrkudes. Praegu võime öelda, et põhjust optimistlik olla on kõigiti. Saima järve hüljestel sündis tänavu kevadel 25 poega. Nüüd elab neid Saima järves 150-160. Viigerhüljes on Soome Looduskaitse Liidu sümbol ja hea meel on täna tõdeda, et nende sümpaatsete loomade kaitse alla võtmine on andnud ka konkreetseid tulemusi. Tosin on sitten häirintä vesillä lisääntynyt, mutta olemme esimerkiksi saaneet aikaan kalastusrajoituksia, eivätkä norpanpoikaset enää huku kalaverkkoihin niin usein kuin aikaisemmin. Saimaan norppa on suomalaisen luonnonsuojelun objektidega. Meiepoolsed avasõnad ütles ministri asetäitja Felix Nõmsalu. Seminaril esinesid ettekannetega nii Eesti NSV spetsialistid kui ka võõrustajad. Tähtsamate teemadena käsitleti happeliste vihmade mõju metsadele. Tõepoolest tore, et mullu NSV Liidu ja Soome vahel sõlmitud koostööleping keskkonnakaitses avab ühistööks senisest tunduvalt avaramad võimalused. Seminaril kõnelejad tõdesid korduvalt, et Soome ja Eesti looduses on sootuks rohkem ühist kui erinevat. Seetõttu kujunes ka Helsingis toimunud mõttevahetus huvitavaks ja kasulikuks mõlemale poolele. Seminari läbiviimise põhiraskus langes Soome Looduskaitse Liidule ja kõik laabus neil suurepäraselt. Tämä heijastuu neuvostovallan. Seminari töös on nüüd väikene vaheaeg ja me kasutame neid minuteid intervjuude võtmiseks inimestelt, kes on Soome Looduskaitse Seltsi eesotsas ja kelle nimi looduskaitse tegevuses üldse on hästi tuntud. Professor Rauno Ruujärvi, Suomen Luonnonsuojelu liidon johtaja. Minkälainen on ollut luonnonsuojelu yhteistyö Eestin ja Suomen välillä ja kuinka se täytyy kehittyä tulevaisuudessa? Luonnonsuojeluyhteistyö alkoi parikymmentä vuotta sitten virallisesti Suomenlahti-yhteistyön muodossa tutkijoiden kesken ja viranomaisten kesken. Ja samoihin aikoihin alkoi myös kansalaisjärjestöjen välinen yhteistyö. Professor Rauno Ruujärvi ütleb, et koostöö sai alguse paarkümmend aastat tagasi ja oleme seni tegelenud eeskätt Läänemere uurimisega. Soomes hinnatakse välja kujunenud koostöövorme kõrgelt ja koostöö Läänemere kaitseks jätkub ka praegu. Möödunud aastal sõlmisid NSV Liit ja Soome kokkuleppe keskkonnakaitse alaseks koostööks tulevikus. See kokkuleppe avab koostöö sootuks uued perspektiivid. Lisaks teadlaste vahel välja kujunenud kontaktidele annab mullu sõlmitud leppimus võimaluse tihendada kontakte ka paljude teiste looduskaitsega tegelevate inimeste vahel. Viime vuonna solmittiin Neuvostoliiton ja Suomen välillä ympäristönsuojelun yhteistyösopimus. Ja tämä sopimus ja sen tulevien vuosien ohjelma mahdollistaa tämän